Kuusalu kirik ja selja taha jääb pastoraat. Päike tuleb välja ilma ilusamaks minema. Täna Lauritsa päeval selle pastoraadi ees, et avada siin seinal üks tahvel siis Elias Lönnroti mälestuseks, et ta siis 1844. aasta juunis külastas Eduard Arendtsit selles paigas. Ja kui natuke ajalugu tagasi rääkida, siis ma arvan, et me täna seda kivi avame, on tänu õpetaja Enda Kirsmaale, kes on ka kauaaegne eesti keele õpetaja Kuusalu koolis. Me laulaksime alguseks siis laululehelt laulu, tulge teda kummardage, kes issand üle kõige ilmamaa. Ja siis ma paluks härra Toivo Kuldsepa siia trepile ja ka ühtlasi härra Arno Pajupuud, kes siis selle kivi meile valmis tegi ja siia paika pani. Armas Kuusalu rahvas, oli ju juttu, et täna on Lauritsa päev ja see liitub paljude pärimustega ja paljude uskumustega ja liitub väga tihedalt teie kodukandiga. On ju Kuusalu just see koht, kus nagu Lauritsa päeva sündmusi alati ehk tähenduslikumalt veedetud on kui mitme pool mujal Eestimaal. Kuid tänane Lauritsa päev jääb kindlasti teie kodukandi ajalukku ja miks ainult kodukandi ajalukku, ka Eesti kultuurilukku, ka Eesti-Soome kultuurisuhete ajalukku ja väga tähelepanuväärse päevana. Päevana, mil pastoraadi seinal avatakse mälestustahvel Soome rahvuseepose Kalevala kogujale Elias Lönnrutile. Elias Lönnrut on väga tähelepanuväärne kultuuritegelane mitte ainult Soomes, vaid ka Soome-Eesti kultuurisuhete alal. 1844. aasta juuni esimestel päevadel tuli ta laevaga üle Soome lahe Eestimaale ja jäi siia tervelt pooleks aastaks. Õppis päris hästi ära eesti keele, kohtus paljude huvitavate inimestega, sai valitud selle reisi ajal õpetatud Eesti Seltsi küll tegevliikmeks, küll välisliikmeks, küll juba ka auliikmeks ja kohtus väga paljude huvitavate inimestega siin ja sealhulgas esimesena neist huvitavatest inimestest oligi teie kodukandi mees Eduard Arendts, kes ühena paljudest Balti sakslastest või tema juured ju täpselt ka teada ole, inimestest, kes töötasid ja tegutsesid erinevates Eesti kirikutes, mõistsid eesti keele tähendust, teadvustasid Eesti inimeste olu ja nende olude raskust ja selles mõttes erinesid kindlasti paljud sellistest, kes leidsid, et Jumal on andnud neile õiguse meie üle valitseda nii tões kui vaimus. Ja Lönnrut siis esimesena suundaski oma matka siiapoole ja saabus siia juuni algul pärast paari päevast viimist Tallinnas ja sai kokku mehega, kelle juurde oli tal soovituskiri oma Soome sõpradelt ja kes ta väga kenasti siin samas majas vastu võttis.
Siin veedeti koos mitu päeva, arutati eesti keele arengu probleeme, sest just aasta varem oli Arendsil valminud tema tähelepanuväärne Eesti grammatika, see 1843. aastal, ja oli esimene grammatika ehk keeleõpetus, mis tugines eesti keelt mõtestades just nimelt sellele ortograafiale, õigekeelsusele, selle lauseõpetusele, mis baseerus Läänemere Soome, eelkõige muidugi Soome eeskujul. Kui siiamaani eelmised grammatikad rõhutasid just saksa keele tähtsust ja proovisid eesti keelde saksa grammatika jooni tõmmata. Arends oli väga üllatunud, see raamat oli 43 ja saatnud oli ta sellega Soome Kirjandusseltsile ja nüüd siis Lönnrut saabus ja tema reisikohvris leidus just nimelt seesama raamat, mille ta kohe esile võttis ja näitas, et see ongi nüüd minu õpperaamat, mille kaudu ma tahaksin eesti keele ära õppida. Võib siis ju arvata, et kahe mehe vahel sündis väga soe ja tähelepanuväärne suhe, mis jätkus hiljem kirjavahetuses ja peegeldus ka Lönnruti kirjades, mis ta saatis oma Eesti reisid, need on kokku 11 väga pikka kirja. Ja üks neist on tema vanale heale sõbrale, siis Lönnruti sõbrale Rabbelle, ja seal räägib ta ka Arendsist kui väga tegusast ja mõistlikust ja usinast mehest. Igati kiitev hinnang, mida hiljem muidugi jagasid talle ka väga paljud Eestimaa tolla ja kultuuritegelased, nüüd siis Arendsile mõtlen ma, nende hulgas Kreutzwald, Wiedemann, Kurt. Samas on üks väga omapärane seik, nagu neid ikka kultuuriloos leidub. Arendsi suhted muutusid väga keerukaks Feelmaniga. Nii keerukaks, et kui ta omal ajal õpetatud Eesti Seltsi auliikmeks kutsuti, siis tagastas ta selle diplomi, kuna seda pidi üle andma Feelman. Mis on sellise, ütleme, teatud konflikti, sest Arends ei olnud konfliktne isik ja ega vist olnud Feelman. Ei tundnud küll kumbat. Mis selle taga ja taustal on täna muidugi raske öelda. Samas aga jälle kummanne paradoks, et just oma Tartu päevadel, mil Lönnrut oli siis seal mitmed kuud, elas ta just või veetis oma päevad Feelmani majas ja sai temaga kõige lähedasemaks sõbraks. Kuidas ka ei oleks, igal juhul see siin viibimine kajastus selgelt hiljem ka Lönnruti järgmistes ettevõtmistes, järgmistes kohtumistes, sest loomulikult esimene tähelepanuväärne Eesti kultuuritegelane, kellega ta kokku puutus, oli just nimelt Eduard Arends, pikaaegne siinne õpetaja, kõik kokku ju 26 aastat. Ilmselt pole imeks pandav ka see, et niipea kui Lönnrut tagasi jõudis Soome, kutsuti Arends Soome Kirjandusseltsi kirjavaataja liikmeks. See oli väga suur au nii tol ajal kui tänapäeval. Tol ajal ei olnud Soome Kirjandusseltsil auliikmeid või välisliikmeid Eestimaalt kui paar-kolm, tänasegi seisuga umbes 17. Seega siis juba tol ajal leidis aset ja mõistmist tema elu, töö ja selle tähendus. Seega siis sügav kummardus siinsetele entusiastidele kõigile, et selle maja, selle pastoraadi, ajaloolise pastoraadi seinal kohe saab paljastatud üks mälestustahvel, mis on järjekorras juba 3. Lönnruudi Eesti reisiga liituv. Eelmised 2, esimene neist 1994. aastal, kui möödus 150 aastat Lönnruti Eesti reisist, sai avatud Tartus Feelmani majal, ülikooli vana kohviku juures, kindlasti juurgas palju neid, kes sealgi käinud, triivi vähemalt ja küllap ka teisi. Ja teine mälestusväärne kivi või mälestustahvel sai avatud selle aasta 20. juunil Võrus Kreutzwaldi maja muuseumi seinal, kus siis tõdetakse fakti, et selles majas said 155 aastat tagasi kokku mõlema rahvuseepose loojad. Nüüd siis aga me mingil moel järjest jäädvustame Lönnruudi jalajälgi tol tähelepanuväärsel aastal, mil ta tuli ja avastas soomlastele Eestimaa, meie omanäolise rahvakultuuri, rahvaluule, ka kirjanduse. Leidis siin palju isegi soomlastele eeskujuks väärivad. See oli siis. Ja seega siis seda tahvlit praegu avades mõeltelgem hetkeks aastat 155 tagasi siia samasse idüllilisse parki, kirikuparki, liikumas siin 2 auväärset härrasmeest, mõtestamas elu. Mõtestagem seda elu endale iga päev, et kord kunagi ka meist siia maailma mingi tähelepanuväärne jälg maha jääks. Ma tänan teid kõik. Kõik, mis Jumal on loonud,
on hea ja miski ei ole hüljatav, kui seda vastu võetakse tänuga, sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi. Õnnistan ja pühitsen selle kivi nende inimeste mälestuseks, kes on olnud siin Eestimaal kirjakeele kandjad, Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Me palvetame, meie Isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ma palun siis veel sõna tiimi välistel. Kallis Kuusalu rahvas, siin sellel trepil seistes ma läheksin oma mõtetes tagasi 2 aastakümmet. Nimelt veerand sajandit tagasi me asutasime Tallinnas ühe väikese klubi, millele sai nimeks Tõru. Ja sellest Tõrust pidi kunagi kasvama loodetavasti üks tammepuu, mis vist on ka vahepeal juhtunud. See Tõru oli raamatuklubi ja oli õieti ka oma sisimas muinsuskaitseklubi. Üks kõige esimesi. Ja selle Tõru klubiga me tegime igal suvel 3-päevaseid ringreise ja me tegime nad nii, et me olime 3 päeva ainult ühes maakonnas. Ega me 1 päevaga jõudsime läbi sõita ainult 3 kihelkonda. Need olid väga põhjalikud sõitmised. Ja ühel aastal, ühel suvel me jõudsime siia sellele trepile, kus ma praegu seisan. Ja meiega oli kaasas Eesti kirjandus- ja kultuuriloo meisterdetektiiv Oskar Kuningas, kes oli peaaegu alati meiega kaasas. Ja meie hulgas oli ka Tõru tegevliige Ott Sandrak, kes nüüd on end selle kihelkonnaga sidunud ja elab siin lähedal Kolgas. Ja ma mäletan, kui me jõudsime siia selle pastoraadi trepile, olime me väga meeldivalt üllatatud, et ta on alles, et see pastoraat on olemas ja temas on ajaloolist hõngu, teda ei ole ära rikutud. Ta on küll natukene räämas, aga ta on tõesti olemas. Ja temas oli ka Aarensi vaimu, oli Lönnroti vaimu ja ma mäletan, kuidas Oskar Kuningas meile siit selle trepi pealt sellest rääkis nii samuti, nagu Toivo Kuldsepp seda praegu tegi. Ja see oli 2 aastakümmet tagasi. Siis me unistasime, et meie Tõru tõesti läheks idanema ja et sellest kasvaks tamm. See on tõesti vahepeal sündinud ja muidugi ma kasutan juhust, et väljendada oma heameelt ja uhkust, et just Kuusalu kihelkonnas võrsuvad ja idanevad tammed hästi, sest teie ajalugu on suur võrreldes nii mõnegi teise kihelkonnaga. Ma ei tea, mis on selle põhjuseks, kindlasti üks on ka teie kihelkonna hea asukoht. Ma mõtlen sellele tammele, mis seal samas Valkla kivi kõrval võrsub. Ma mõtlen kõigile nendele teistele tammedele, mis on siin kihelkonnas. Et hoidke seda Aarensi vaimu, hoidke seda pastoraati, mis on iseenesest haruldane muinsus. Kui te näete, et katusekivid hakkavad lagunema, siis parandage see katus ära. Aga hoidke see maja tulevastele põlvedele, püsiku see pastoraat veel sajandeid. Minu sügav kummardus teile. Aitäh! Ja meie vallavanem Enn Kirsman. Head siinviibijad, just äsja avati sellel maja seinal tahvel,
kuhu on suurelt raiutud 2 nime, Elias Lönnruut ja Eduard Arens. Kui Elias Lönnruuti teab kogu Põhjala, võib-olla ka kogu haritud ja tsiviliseeritud maailm, siis Eduard Arens on julgeks öelda teenimatult vähe tuntud isegi siin Eestimaal, kus tegelikult iga inimene, kes loeb ja kirjutab, peaks selle mehega olema tuttav ja mitte ainult nimepidi, vaid nägupidi. Ja ma tahaks väga loota, et nüüd, kus Elias Lönnruuti siin viibimine on väärikalt jäädvustatud, et ükskord saabub ka hetk, kus saab väärikalt jäädvustatud ka Eduard Arens, et kõik meie ja meie lapsed saaksid tulla ja vaadata Eduard Arensit näost näkku ja öelda, et see on see mees, kes tegi eesti keele selliseks, nagu ta praegu on. Ma tahan loota, et see saab teoks. Nii et kui ma eksi, kas see oli 20 juuni või õpetaja Menda Kirsmaa ütles need sõnad, et oleks viimane aeg see kivi siia teha, siis täna on ehk uus püüdlus välja pakutud ja kes teab, ehk mis toimub järgmisel lauritsapäeval, kui Jumal elu ja tervist annab. Ma tänan kõiki siin olijaid, selle mõtte algatajaid ja hääsoovlikke inimesi, ka meister Arno Pajupuud, ja me laulame nüüd lõpetuseks su õnnistust kõik ajad näinud, sa tugevaks teed oma rahva jõu ja siis vast on aeg ka minna kirikusse. Mm-hmm.